Design edition, July 8, 1947. Flying disc has been found. Bra med. Sunday, 24th of May. Ich denke, die Amerikaner. Gut für alle Schleckermäuse. Eestis olen elanud 6 aastat. Ma ei ole varem mujal näinud midagi sellest, et iga 5 aasta tagant kogunevad kümned tuhanded inimesed siia, et üheskoos laulda oma rahvuslikke laule. Selline traditsioon on olnud juba ligi 150 aastat vana. Laulupidu on olnud läbi aegade Eesti rahva ühtekuuluvuse väljendaja. Laulupidu kuulub UNESCO maailma suulise ja vaimse pärandi nimekirja. Eestlaste laulu lämpus kinnitavad ka väikse rahva seast sirgunud suured hääliloojad, näiteks Arvo Pärt, Verno Tormis, Erki Sven Tüür ning dirigentid Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Tõnu Kalse. Ülev kasvule, tule ja saa osa eestlaste ühislaulmisest. 欢迎来加入爱沙尼亚人的大合唱。Nihau, seistes 600-aastase Tallinna raekoja ees tuleb küll tunnistada, et meie pole nii pikalt tsivilisatsioonist osa saanud nagu iidsed Hiina linnad. Kuigi meie, eestlaste esivanemad, on siin Põhja-Euroopas, Balti mere idakaldal elanud juba oma 10 000 aastat. Tekkis linn siia alles 800 aastat taga. Tallinn on säilitanud valdavalt keskaegse ilme, kuid tänu erinevatele arhitektuuri ja kultuuri mõjutustele on siin tekkinud väga omapärane terviklik ajalooline vanalinn, mille UNESCO on võtnud maailmapärandi nimekirja. See linn oli juba keskajal mitmerahvuseline ja paljurahvuseline on ta ka praegu. Meil on Tallinnas praegu 407 000 elanikku, kes muide kuuluvad 120 erineva rahvuse hulka. Aastal 2011 saab Tallinn koos Soome linna Turkuga Euroopa kultuuri pealinnaks. Sel puhul me loodame, et meile tulevad külla
ja esinema ka Hiina muusikud, näitlejad ja kunstnikud ja osalevad ka uue aasta tähistamisest Hiina kalendri järgi. Mis teie targad siit tahate, ei meie tunne seda rahvast, ei meie tunne seda rahvast. Mis rahvast teie olete, mis rahvast teie olete, ärge pange nüüd. Meite Kihnu Soer kuulub alates 2003. aastast UNESCO nimekirja, et meite kihnlasi ning teatakse võib-olla rohkem Eesti pool ning välismaal ka selle poolest, et me seal UNESCOs oleme oma kultuuri, oma keele, oma rahvariiete ning selle igapäevase elu pärast, et meitel kõik on alles. See kõik asjast igal pool kirjutasse ning räägitasse, kuidas endsel ajal mõnestas oli. Meitel Kihnus on see kõik praegu elus. Üks väikene Kihnus on, sinu igatsest ta järel, ükskord sinna saab. Et Kihnus on ette suur tähtsus Kihnu pulmakommetel, et kui maasemaal minnasse ning abiellutasse, registreeritasse, siis Kihnu pulmad käivad Kihnus 3 päeva ning selleks, et pulmad saaks hakata, tuleb ennema ette palju tööd teha ning alles siis saab pulmi nauti, et kõige suurem osakaal on ikkagi pulmes Kihnu kommetel jälle, et kuidas vanad Kihnu laulud on tantsud, kuidas nuurikud kodunt viiesse peigmehe juure. Kumardele näio sulle tätäkene, ma jalga kumardele. Seto kultuur on üks osa Eesti kultuurist. Seto kultuuri juure oma väga sügava ja väga kavanda. Nii palju kui me tiiame, on seto kõik aeg siin elänyt ja olnu, laulnu ja latsi sünnüttänyt. Ja seto laul ongi mi kultuuri üks kõige tähtsam asi. Lauleti, kui inimene sündü, lauleti latsele, lauleti tüüman, lauleti pidoman, lauleti ka havaman, nii et laul saad sa inimest terve elu. No võib-olla kõnelesi siin siis mõrsa ehtmisest, sest mõrsa ehtmine oli tuuperra oluline, et mõrsa pante koto rõivile, pante illos solkane põll ette, solkane rättpää, ehte, kaala, valgevillane särk pääle ja siis tulda oli peigmisperre ja veidime hinda kodo, mis sai ka siis noorkule omast kodost ja tuu praegune kodo, esakodu ja seda kostma kävy.
nakka laulema he tsiri, tsiri, tsirili. Kui ma nakka laulema he tsiri, tsiri, tsirili. Pesy illo pidämä he tsiri, tsiri, tsirili. Pesy illo pidämä he tsiri, tsiri, tsirili. Tsiri, tsiri, tsirili. Kui ma nakka laulema he tsiri, tsiri, tsirili. Pesy illo pidämä he tsiri. Kui te arvate, et tegemist on voodooga, siis ma kahjuks pean ütlema, et eksite. Te olete sattunud uue nukufilmi võtetele ja ega asjata öelda, et Eesti on animatsiooni suurrahvas, kes paistab oma filmi loominguga ja traditsioonidega rahvusvahelisele eriliselt silma. Ent kurjuse telg hakkas koolduma. Operatsioon Toitev vabadus oli alanud! Agent Vendi, sinu keha mõõdud on 90, 60, 90. No räägime siis kas nukufilmi stuudio autoritest või Priit Pärnast Joonisfilmi stuudiost. Tehakse filme ju nii täiskasvanutele kui ka lastele, kes ühtmoodi naeravad, nutavad meie nukkudes filmitegelastele kinosaalis kaasa. Eri rahvate mõnes jutudel kogu maailmas on palju ühisjooni. Mõnes jutu uurijad on välja eristatud isegi teatud hulga tüüpi mõnes jutte, mille variatsioonid tulevad ette üksteisest geograafiliselt väga kaugetel rahvate juures. Mõnda pole imestada, et Hiina ja Eesti mõnes jutud võivad pakkuda vastandikku ära tundmisrõõm ja üladust. Shanghai Expo maailma näitus tõttu Eesti kavatseb ilmuda esimest Eesti raamatut Hiinas. Minu ülesandeks on tõlkida seda eesti keelest hiina keelde. Näiteks meil on 3 sõna siin. Hiina jin on eesti keeles kinni. Hiina sõna ji on eesti keeles kiire. Hiina keeles ji on eesti keeles kiiri. Eesti keel on selles küljes ühine lõunahiina keeledega.